Tšau, mina olen Kristi ja mul on võimalus sinuga rääkida täna toitumisest. Ja natukene siis fookuses just vitamiinide ja mineraalide seisukohalt. Võib-olla sa tead mind treenerina TalTechis, aga lisaks sellele olen ma toitumisnõustaja ja mul on ka endal vitamiinide ettevõte, ehk siis päris palju teadmisi on sel teemal. Aga et mitte üldse aega raisata, siis lähme kohe teema juurde. Ja kui vahepeal tundub, et ma vuristan väga kiiresti teksti, siis ma üritan sulle võimalik palju infot edasi anda. Seega julgelt vaata mitu korda kui vaja. Nii, aga siis toitumine. Teemasid, millest me räägime, nagu ma just ütlesin, on päris palju, aga vaatame üle kiiresti. Enne kui me lähme üldse vitamiinide ja mineraalinete juurde, siis vaatame üle mõned põhiasjad, mis peaksid enne juba natuke selged olema, et see vitamiinid ja mineraalid on nii-öelda samm edasi juba. Kõigepealt, toitumine on ainult üks osa tervislikust elustiilist ja ma eeldan, et see on see jätkusuutlikkuse osa, mida sina kõik nii-öelda saavutada tahad, ehk siis tervisliku elustiili alustaladeks lisaks toitumisele on uni, aktiivne elustiil ja stress. Ja stressis ei ole see, et peab olema, vaid stressis see, mida peaks nagu nii-öelda vältima. Et uni kindlasti see 7–9 tundi võiks olla igapäevaselt olemas. Ette ja taha und magada ei saa. Ma tean, et tudengitena vahest läheb unega lappesse, aga üritage vähemalt kuidagi järje peal hoida ja aktiivne elustiil, et see ei tähenda seda, et sa pead kogu aeg trenni tegema ja 6-7 korda nädalas trennis käima, vaid pigem see, et sul on igapäevaselt nii-öelda liikumist, jalutamist, kõndimist, lifti asemel lähed trepiga, kõik siuksed pisikesed asjad aitavad, et kindlasti üritab olla võimalikult aktiivsed ja siis stressi. Väike stress on hea, aga pidev stress on kehale justkui selliseks, ellujäämis nii-öelda osa, et kui su keha on sellele ellujäämis nii-öelda faasis kogu aeg, siis ütleme niimoodi, et karu eest ära joostes või lõvi eest ära joostes on nii-öelda seedimine ja muu kõik vitamiinid, mineraalid, viimane asi, mille peale keha mõtleb, seega ürita oma stressi võimalikult palju maandada. Aga nüüd siis sellise toitumise suunas just, siis kõigepealt ma toon sulle välja sellise pildi, mida ma loodan, et sa oled näinud. Tai on selle siin väga palju ka jaganud minu arust, aga kui sa ei ole näinud, siis hästi kiirelt lihtsalt, et see vasakpoolne pilt on siis toidupüramiid, mis on soovituslik Eesti elaniku nädala toidulaud selliselt keskmiselt. Ja parempoolne on siis rahvastiku uuringu põhjal läbi viidud, et mis tegelikkus on. Ja kui sa näed, siis alumine, see baas, ehk siis püramiidi kõige olulisem osa on alati see alumine suur osa, siis see on väga, väga nutune. Ja kui sa vaatad seda alumist osa nüüd sealt vasakult pildid, siis sa näed, et seal on kõik teraviljatooted, köögi, puuviljad, siis see on nii värvikirev kui üldse võimalik ja siis vaadates seda paremat pilti, siis see on suhteliselt kehva. Ja paremal pildil on näha ka, mida eestlased kõige rohkem nii-öelda ületarbivad, on siis kõik nii-öelda loomsed tooted ja ka igasugused suhkrud, maiustused väga töödeldud, nimetame siis neid ultra töödeldud toidud. Et see võib-olla see püramiid on selline hea asi, mis võiks sul kogu aeg kuskil siin ajus olla silme ees, et sa oskad nii-öelda siis selle järgi oma toitumist natukene sammavalt parandada. Ja lihtsalt, et välja tuua siuke nagu põhi ABC, mida sa võiksid nagu jälgida, on see, et söö vastavalt vajadusele. Kindlasti see tähendab seda, et üle süüa ei ole vaja ja näljutada kohe kindlasti ennast ei tohiks. Et see kumbki äärmus ei ole hea sinu tervisele. Mitmekülgne menüü. Nagu sa nägid selle eelmist pilti, siis väga, väga palju erinevaid asju on, mida me peaksime sööma, väga palju erinevaid toidugruppe. Seega, mida mitmekülgsemalt sa sööd, seda suurem on tõenäosus, et sa saad kätte kõik oma vajalikud makro- ja mikrotoitained. Seega mitmekülgsus ennekõike.
siis vähetöödeldud ja töötlemata toit, nagu ma mainisin ka enne, et see ülitöödeldud, ultratöödeldud toit on aina populaarsem. Kõik need tooted, mis säilivad sul 5 aastat kapis niimoodi, et lahti tehes tunduvad nii-öelda uuesti värsked või siis kiirtoit, mis on nii ära hävitud. See ei tähenda seda, et sa ei peaks nüüd üldse tarbima. Ei pea perfektne olema, aga minimaalselt. Ehk siis mida vähem on töödeldud ja seda parem, seda rohkem on seal kõiki mikrotoitained, ehk vitamiine ja mineraale sees. Siis söö regulaarselt. Kehale meeldib toidu osas rutiin. Ehk siis kui keha teab, et iga 3-4 tunni tagant on kindlasti söök olemas, seda paremini keha toimetab. Ja seedimine on hea, seega ürita kindlasti regulaarsust jälgida ja mitte jätta pikki vahesid, et sa ei söö reaalselt 5, 6, 7, 8, 9, 10 tundi. Et muidugi magades keegi ei söö, aga selles mõttes alates nii-öelda hommikusöögist kuni õhtusöögini välja, seal võiks olla selline hea rütm sees. Rohkem kiudainerikast toitu. Siin selle koha peal ma tahaks nagu lihtsalt kuidagi niisugust huvitavat asja välja tuua, et me näeme kõikjal kogu aeg, et tarbige rohkem proteiini, valgurikas toode, aga reaalsuses meil peaks olema igal pool kirjas tarbige rohkem kiudaineid, kiudainerikas toode, et see turundus, mis läheb nagu valgu tarbimise peale, võiks olla suunatud üldse kiudaine peale, sest et kiudaine on väga oluline meie seedimise jaoks. Ja kiudaine hoiab meie kõhu täis ja nii-öelda statistika näitab ka, et kui muidu on naistel on see keskmine nii-öelda alammäär on 25 grammi ja siis meestel on 35 grammi, see on minimaalne. Siis keskmine lääne inimene tarbib kuskil 7 kuni 10 grammi või siis heal juhul sinna 20 grammi lähedale, aga see läheb aina hullemaks, sest et kõik sellest töödeldud toidus ei ole seda kiudainerikast, töödeldud toit ei ole kiudainerikas enamasti. Ja muidugi järgmise punktina ma usun, et oled võib-olla, ma loodan, väiksest peale kuulnud seda, et 5 peotäit puu- ja köögivilja, sest et suures osas on puu- ja köögiviljades just olemas need vitamiinid ja mineraalid, pluss nad on ka kiudained rikkad, seal on kõik head omadused olemas. Ega niisama öelda, et an apple a day keeps the doctor away, et see on niisugune hea lause, slogan lause, aga see on tõsi. Et puuköögiviljad aitavad siin ja järgmise punktina vähem suhkrust ja soola. Soola meil on mingil määral vaja suhkurt, nii-öelda seda lauasuhkurt. Me räägime siin siis nii-öelda lisatud suhkrust, mitte sellest, et puuviljast suhkur, see ei lähe arvesse, see on puuvilja sees last olla seal. Aga just seda nii-öelda lisatud suhkurt, kõiki magusaineid. Hoidke seda minimaalsena, et oma tervist hoida. Ja janu kustuta veega. Ehk siis alati mõtle selle peale, et kui sul on janu, siis sa tahad tarbida vett. Ja lähme edasi. Hästi kiirelt räägin üle kaloraaži. Lihtsalt sellepärast, et see on teema, mis alati nagu tuleks minu käest küsima ja see on teema, mis on väga palju nagu erinevat infot ja erinevat nagu arvamust. Seega kiire ülevaade. Kaloraaž siis nii-öelda, mida me peame sellest teadma, on see, et energia saamine versus kulutamine. Ehk siis meie kaloraaž on kas see kaloraaž, mis me nii-öelda kulutame või siis see, mis me nii-öelda siis just toiduna sisse sööme. Et siin on hästi lihtne loogika, termodünaamika, energia ei kao kuskile, energiat saab ainult edasi kanda. Seega energia saamine, kui energia saamine on suurem kui kulutamine, on kaalutõus, suhteliselt kiirelt tulema. Ja kui energia saamine on väiksem kui kulutamine, on kaalulangus. Siin on aga muidugi see, aga et kunagi ei tohi teha seda nii-öelda energia saamist väga väikseks, ehk siis ei tohi minna su põhiainevahetusest kohe kindlasti allapoole, sellepärast et sellisel juhul su keha lihtsalt on kogu aeg stressis ja tal ei tea, millal ta järgmisele süüa saab. Ehk siis kui keegi nagu kaalulanguse peale mõtleb, siis see kaloraaži vahe, mis tal peaks olema, on 100-200 kilokalorit nii-öelda, mis sa peaksid vähem tarbima sellest, mis sa kulutad. Aga ja nagu ma mainisin, siis päevane energiakulu jaguneb sul põhimõtteliselt põhiainevahetuse, mis sul kulub siis,
kui sa ei tee mitte midagi. Lamad, magad, ei söö, mitte midagi ei tee, siis sul on ikkagi põhiainevahetus, mis olenevalt inimesest võib olla kuni 1200 kuni 1500 kilokalorit. Et see on see, mida sa ei tohi sa pead seda saama selleks, et elada. Ja siis järgmise etapina on toidu seedimine, omastamise energiakulu, see võtab mingi osa ja siis tuleb juurde alles see kehalise aktiivsuse seotud energiakulu, see, et sa istud, kõnnid, jooksed, käid sõpradega väljas, mis iganes energiakulu sinna juurde tuleb. Ja energiakulu mõjutavad ka väga erinevad tegurid, et geneetiline erilisus, hormoonide seismund, erinevad ravimid mõjutavad seda ja vaimne tervis kindlasti, ehk siis kogu see stress ka. Siin on väga palju nüansse, aga panin sulle siia kalkulaatori, kui sa seda ilusat pikka veebiadressit ei taha maha kirjutada, siis vaata Nutridata. On meie oma Eesti Tervise Arengu Instituudi leht ja sealt kalkulaatorite alt leiad siis energia arvutamise, kaloraaži arvutamise kalkulaatori. Ehk siis saad seda kasutada, et arvutada välja oma enda päevane kaloraaž, mida sa peaksid siis tarbima. Või siis just vastupidi, et kui sa tahad just teada, palju sa pead kulutama, siis kulutama. Nii, aga lähme nüüd siit mikro- ja makrotoitainete juurde. Me küll tahame keskenduda mikrotoitainetele ehk siis vitamiinide ja mineraalidele, aga käime kiirelt üle, mis on makrotoitained, et saaks aru sellest erinevusest, et makrotoitained on see, mida me kuuleme väga palju just igasuguste dieetide puhul, igasuguste kaalulanguste, kaalu juurdevõtmise puhul, et süsivesikud, rasvad, valgud. Ja nende kohta on väga erinevaid infot, aga ütleme niimoodi, et see keskmine tervislik viis, kuidas neid oma toidus jagada, on süsivesikute osakaal peaks olema selline 50–60% ja siis rasvade osakaal on 25–35% ja valgud on 10–20%. Ja nende iga asja juures ma tahaks kohe välja tuua, et süsivesikud siis, süsivesikud ei ole halvad, rasvad ei ole halvad, valgud ei ole halvad, kõik asjad on mitmekülgsed. Ehk siis süsivesik võib olla sul komm, aga süsivesik on ka täistera pasta näiteks. Seega, ja süsivesikute puhul on siis just kiudained, mis on väga olulised. Rasvade puhul on, mida sa pead jälgima, on küllastunud rasvad ja transrasvad, mis tekitavad meile terviseprobleeme. Kui neid on, transrasvade puhul üleüldse võiks neid täiesti vältida, aga küllastunud rasvade puhul siis, kui läheb see protsent kõrgemale kui 10, et siis nad hakkavad tekitama just veresoonkonna haiguseid, et seda peaks jälgima. Ja omega-3 ja omega-6 on sellised asendamatud rasvhapped, mida peaks ka teadma. Ja kuna me omega-6 saame päris palju toidust kätte tänapäeval, siis omega-3 on see, millele võiks keskenduda. Et selline hea rasvhappe allikas võiks kogu aeg toidus olla. Ja valkude puhul, nagu ma enne mainisin, turundus on teinud suure töö. Tegelikkuses meil ei ole seda valku nii palju vaja. Kõik ei pea olema valgurikas. Te saate väga lihtsalt endale välja arvutada, palju teie päevane valguvajadus tegelikkuses on. Ja ma usun, et te võite üllatuda selles, et kui sa oled vähese ja keskmise aktiivsusega, siis on see 0,8 kuni 1 gramm kilogrammi kohta. Ehk siis oletame, et sa kaalud 75 kilo, siis 75 grammi valku on maks päevas, mida sa peaksid tarbima. Ja kui sa oled tõesti kõrge aktiivsusega, ehk siis teed kogu aeg sporti, näiteks sul on seisev töö, mis iganes püsti jalu oled, siis sellisel juhul on see valgu tarbimine alles kõrgem. Ja tavainimese, kes ei ole mingi eridieedil, erisportlane, siis üle selle 1,6 grammi kilogrammi kohta ei ole mõtet väga üle minna. Ja seal tekib ka piir, kus tegelikult hakkab valkude ületarbimine, hakkab neerudele kahjulikuks minema, seega ei tohiks niimoodi olla, et söön lihtsalt nii palju, et peasid ära katab. Katab ära üles. Ja oluline meeles pidada, et ükski toit ei ole ainult üks makrotoitaine, et sa ei söö sa ei saa näiteks teraviljatoodetest ainult süsivesikuid, sa saad ka valke. Et ära võtta ühte toitu kui ainult
ühe nii-öelda makrotoitaine esindajana. Seal on kindlasti jah, ta nagu nii-öelda need osakaalud on nagu erinevad, aga jah, ärge seda igasugust sükest turundust uskuge kogu aeg. Ja nüüd jõuame selle põhiteemani, ehk siis mikrotoitained. Mikrotoitained on siis, nagu ma mitmel korral juba maininud, mineraalained ja vitamiinid. Mineraalained on just siis oluliselt väga just luustiku kehavedelike ensüümide koostisesse ja aitavad kaasa just närvisüsteemile. Ja siis vitamiinid on just osalevad ainevahetusprotsessis, samuti reguleerivad närvide tööd ja luu ja lihaskoe nii-öelda moodustamisel ja nende tugevana hoidmisel, kuid vitamiinil on väga suur ka nii-öelda see hea pool on just immuunsüsteemi kaitse. Kuigi pärast saad veel teada, et üks mineraalaine on väga oluline immuunsüsteemi kaitseks. Kui sa tead juba, siis võid seda paljud välja öelda. Aga ja vitamiinide puhul oluline teada on, et on vesilahustavad ja rasvlahustavad. Miks on oluline teada? On just see, et vesilahustavad vitamiinid on need, mida meie keha ei talleta. Ehk siis, kui sa täna sööd piisavalt B-vitamiini ja C-vitamiini ja sa homme seda ei tarbi, siis su kehal suure tõenäosusega ei ole homseks B-vitamiini ja C-vitamiini. See on see põhjus, miks B-vitamiini ja C-vitamiini on vaja igapäevaselt tarbida. Ja nende puhul on ka see, et kui sa neid liigselt tarbid, siis tegelikult ei juhtu mitte midagi enamasti, sest et sa väljutad selle nii-öelda liigse vitamiini uriiniga ja mitte midagi ei juhtu. Rasvlahustute puhul on nüüd just vastupidi, ehk siis need on esiteks, nende omandamiseks on vaja kõiki vajalikke rasvasid. Seega ei saa süüa niimoodi, et on 0 rasva. Ei tohi, kohe kindlasti. Rasva on vaja ka ajutööks igatpidi. Aga ja, nende vitamiinide omandamiseks siis A, D, E, K on vaja meil rasvu ja need vitamiinid talletatakse meie kehas. Seega nende puhul ei ole seda, et sa peaksid igapäevaselt neid kogu aeg meeletuskogust tarbima, aga mõistlik oleks neid siiski igapäevaselt mitte üldiselt tarbida, sellepärast et siis sul on kogu aeg see varu olemas ja toidust on suhteliselt keeruline üleüldiselt vitamiine üle tarbida. Pigem toimub ületarbimine siis, kui võetakse toidulisandeid liiga palju juurde. Nii, ja nüüd see oluline osa just, kuidas toidust saada vitamiine ja ma olen siin välja toonud ka iga vitamiini puhul siis just, mis on ta nii-öelda see roll. Ma teen nüüd niimoodi, et lihtsalt ajaliselt paremini jõuda, siis ma räägin sulle iga vitamiini kohta tema rollist ja sina saad samal ajal kiirelt pilgu peale visata need põhilised nii-öelda. Ma olen välja toonud just sellised kõige nii-öelda tugevama, suurema sisaldusega toitained, kus sa neid leiad, aga tegelikult on neid väga palju mujal ka. Google on väga tore abiline, et saad alati, kui sa kahtled, et kuidas mingit vitamiini saada, siis Google'dades enamasti leiab väga kiiresti põhivastused. Aga lähme siis vitamiinide juurde. Vitamiin A, väga tugev antioksüdant. Kui sa tead, mis on antioksüdant, siis antioksüdandid on sellised meie keha kaitsvad keemilised ühendid ja nad aeglustavad vabade radikaalide põhjustatud kahjuliku oksudatsiooni kehas. Pikk ja keeruline lause, aga kokkuvõtvalt on seda põhimõtteliselt niimoodi, et antioksüdandid on siis aitavad takistada rakkude hävinemist ja DNA kahjustamist, mis siis omakorda, kui see juhtub, põhjustab meil tegelikkuses nii-öelda kiiremat vananemist, erinevaid haigusid, kasvajaid, ehk siis antioksüdandid on väga, väga olulised. Aga nüüd A-vitamiini juurde tagasi tulla, siis jah, ta on tugev antioksüdant, väga oluline ka nägemise juures, ehk siis aitab nägemispurpuri moodustada, mis aitab just näha hämaras, toetab hambaid ja luid, ehk siis tugevdab neid ja just ka lastel kasvamise puhul. Siis hoiab naha tervena ja tihtipeale kasutatakse akneravis ja kortsute vähendamisel ja psoriaasi puhul, et selline tore nahasõber vitamiin. Siis B-vitamiin. Nüüd B-vitamiin on selles mõttes, kui ma ütlen B-vitamiin, siis ma mõtlen tegelikult B-vitamiini gruppi, et B-vitamiini all on väga palju erinevaid vitamiine välja toodud, millel on erinevad rollid kehas.
kiirelt üle käies B1, B2, B3, B5, B6, B7, mis on biotiin, kui keegi on kuulnud, siis B12 kindlasti palju räägitud just taimetoitluste puhul, aga tegelikkuses vajalik ja aina rohkem nähakse, et ka puudus on nii-öelda tavatoitajatel ja siis foolape, koliin, inositool, sellised ilusad nimed. Aga ja B-vitamiinid on hästi olulised just meie närvisüsteemil, et keskendumisvõime, stress, meeleolu muutused, energiataseme langus on kõik sellega seotud. Ja B-vitamiinid aitavad verepunaliblesid siis valmistada ja kust siis verepunalibled aitavad just hapniku transportimisel. Ja sealt, kui hapniku piisavalt ei transportita, tekib väsimus. Seega B-vitamiinid aitavad ka väsimuse vastu. Ja siis südamekaitse puhul on tal just oluline roll kolesterooli alandamisel. C-vitamiin, jällegi väga tugev antioksidant. Kindlasti olete kuulnud, et alati, kui on mingid haigused, siis C-vitamiini juurde võtta. Tõsi, aga lisaks sellele on ta siis aitab meil kollageeni moodustada, mis kollageen on siis valk, mis muudab naha ja liigesed ja luud tugevaks ja elastseks. Et väga palju räägitakse just sellest, et kui näiteks vananemismärkide puhul on kollageen väga oluline, aga kui sa kollageeni võtad ja sul C-vitamiini ei ole, siis kollageenist on natukene vähe kasu, et C-vitamiini on vaja ka seal juures. Ja siis immuunsüsteemi puhul kindlasti, et aitab haigustega võidelda just et selle läbi, et C-vitamiin hoiab haigustega võitlevaid vere valgeliblesid aktiivsena. Ja siis olen märkinud siia ka ära, et raua imendumine. C-vitamiin aitab raual imenduda. Ehk siis kellel on raua puudus ja võtavad rauda juurde, siis see on hea kindlasti C-vitamiini, kas siis samal ajal, kui sa võtad rauda näiteks C-vitamiini, näiteks apelsinimahla, esimesed tuli pähe, apelsinimahla juua või siis lihtsalt hoida kogu aeg jooksvalt C-vitamiini tase oma kehas hea ja siis see raud imendub paremini. D-vitamiin on üks mu lemmikumaid vitamiine, sellepärast et sellest minu arust ei räägita üldse piisavalt. Või räägitakse, aga võiks veel rohkem rääkida. Meie Eesti kliimas on D-vitamiin üks väga suur probleem, selle puudus just, kuna me saame D-vitamiini enamasti päikesest ja toidul on nagu väiksem roll D-vitamiini saamisel. See on nagu suhteliselt päike võrreldes päikesega. Et meie kliimas me saame D-vitamiini maikuust septembrini. Seega isegi praegu, kui on juba päiksepaistised ilmad, siis tegelikkuses sa D-vitamiini veel ei saa päikesest. Ja siis maikuust alates umbes hakkab seda saama, aga selleks on ka reaalselt vaja, et sa oleksid vähemalt 20 minutit õues niimoodi, et su käed on paljad või jalad on paljad. Näkku nii väga ei taha anda, et näonahka kaitsta, aga isegi kas või natukene näkku, et kus iganes palja naha peale päikest andes, siis sealt sa seda D-vitamiini kõige rohkem saad. Aga SYNLABi uuringud näitavad ka, et umbes 75% eestlastel on D-vitamiin kas väga madal või siis allapoole soovitusliku normi. Ja D-vitamiin, miks ta on oluline, siis ta aitab su luid ja hambaid tugevana hoida just seetõttu läbi, et ta aitab kaltsiumit imenduda. Ja kui kehas on liiga vähe D-vitamiini, siis keha ei saa kaltsiumit omastada toidust siis. Ja sellisel juhul keha hakkab kaltsiumit võtma luudest. See tähendab seda, et D-vitamiini puuduse puhul võetakse kaltsiumit luudest ja see nõrgendab luid ja tekitab osteoporoosi. Et mitte ainult kaltsiumi puudus ei ole probleemiks luude äranemisel, vaid ka just see D-vitamiini puudus. Ja muidugi ka väsimusel on ta roll, et D-vitamiin aitab energiat üleval hoida. E-vitamiin, väga tugev antioksidant ja veel eelkõige just veresoonte ja südame töö puhul räägitakse sellest, et kuna ta E-vitamiin vähendab trombide teket ja hoiab veresooned takistuste vabana. Ja lisaks on tal siis selline huvitav roll, et ta on ka keha temperatuuri kontrollija ja siis
mitte, et see võib-olla praegu teie jaoks oluline on hetkel, aga menopausi puhul näiteks soovitatakse E-vitamiini just võtta sellepärast, et see aitab kuuma hooge leevendada. Ja siis K-vitamiin, millest on nagu vähe juttu, aga oluline on ta siiski, et K-vitamiin on oluline just valkude valmistamisel ja siis vere hüübimisel. Võt. Lähme edasi mineraalide juurde. Mineraale on meil tegelikult palju rohkem, nagu ma siin esimesel, vaid siin mikrotoitainete slaidil tõin pikema nimekirja välja, aga ma räägiks 5 mineraalist, mis on sellised, mitte et nad oleks olulisemad, aga lihtsalt millega on pigem rohkem probleeme. Et siis kaltsium, nagu me just rääkisime, D-vitamiinist, siis hammaste ja luude tugevdamine. Seega, kui kaltsiumit ei ole piisavalt, nii-öelda toidust piisavalt seda ei saa ja seda ei omandata, siis keha võtab kaltsiumit luudest, mis tekitab siis osteoporoosi. Ja lisaks sellele on ka kaltsiumil nii-öelda väga palju erinevaid rolle, et põhimõtteliselt on niimoodi, et 99% kaltsiumit, mis su kehas nii-öelda, mis toidust saad, mida sa omastad, läheb luude ja hammaste nii-öelda tugevdamiseks, aga see 1% tundub nagu väike, aga see 1% teeb väga suure töö, et seal on nii-öelda toetab lihaste kokkutõmmet, vere hüübimist, närviimpulsse, aitab energiat toota, hoiab südant korras, väga palju ülesandeid, ehk siis hästi oluline. Ja terve elu jooksul on kaltsium, miskipärast tihti räägitakse seda rohkem laste ja vanemate inimeste puhul, aga reaalsuses, kus täiskasvanuna nii-öelda kaltsiumiga ei tegele, siis see tegelikkuses juba step by step nii-öelda vähendad oma luudes sisaldavat kaltsiumi. Siis magneesium. Kindlasti võib-olla, kes spordiga rohkem tegelevad, on sellest rohkem kuulnud, aga magneesium on lihaste ja närvide toimimise puhul väga oluline mineraal. Et närvisüsteem vajab magneesiumi korralikuks toimimiseks ja üks roll, mis tal on veel, on, et hinnatakse just nagu stressi leevendavate omaduste pärast, et sellepärast on ka siin depressioon välja toodud, et aitab nii-öelda ennetada ja aitab keharakke parandada ja hooldada ja sellega on ta ka siis nii-öelda südame ja veresoonkonna jaoks väga oluline. Ja lihaste puhul sportlastel, miks väga kasutatakse, on ka see, et aitab lihastel lõdvestada. Raud. Nüüd raud on selline mineraal, millest ma eeldan, et naised võib-olla isegi teavad nagu rohkem. See on meil rohkem olulisem. Aga see on kõigi jaoks, see on meeste jaoks ka väga oluline, sest et jällegi ka sportlaste jaoks väga oluline, sest et raud on meeletult oluline punaste vereliivede komponent ja nii-öelda teda on vaja just energia tootmiseks ja vabastamiseks, ehk siis väsimus tuleb väga palju rauaga puudusest ka ja eriti nendel, kes on aktiivsemad, siis raud on väga oluline seal. Ja raud immuunsüsteemi kaitse puhul on just oluline, et aitab hävitada sissetungivaid erinevaid mikroorganisme. Raua puhul ma tahan hästi öelda, see tegelikult kehtib üleüldiselt vitamiinide ja mineraalide puhul, aga selle raua puhul on seda väga tugevalt välja toodud ka just, et üleüldiselt vitamiinide ja mineraalide omastamiseks võiks mitte tarbida kohvi ja teed samal ajal, kui sa sööd või siis, põhimõtteliselt kui sa sööd, et sul on vaja jätta selline söömise aken, et kui sa tahad kohvi juua, siis joo see umbes pool tundi enne, kui sa hakkad sööma või pool tundi pärast söömist, et sa annad oma kehale aega, et keha jõuaks vitamiine ja mineraale omastada. Kui sa suudad tund aega enne ja tund aega pärast tekitada veel sellise pikema pausi, siis seda parem. Et kohvi ja tee tasub hoida nii-öelda üleüldiselt vitamiinidest ja mineraalidest eraldi, aga raud on eriti selline, mis tunnetab seda väga tugevalt, ehk siis ei imendu väga hästi. Raua puhul C-vitamiin, nagu ma enne ka mainisin, siis C-vitamiin on oluline, et raud imenduks paremini.
Nüüd tsink, oluline haavade paranemiseks, kiirendab haavade paranemist ja suguelundite tervis ja viljakus. Ehk siis tsink on vajalik just terve sperma ja geneetilise materjali moodustamiseks. Selleks, et loode oleks terve. Seetõttu on tsink meeste jaoks üks oluline mineraal. Aga nüüd, kui ma alguses ütlesin, et üks mineraal on hästi oluline ka immuunsüsteemi puhul, siis selleks on tsink. Just enne ma ütlesin, et raud aitab ka kaasa, muidu aitab kaasa, kõik aitab kaasa. Aga tsinki peetakse just immuunsüsteemi alustalaks, et võib-olla siin kogu meie pandeemiaga seoses kuulsite rohkem tsinkist, aga tsinki ja C-vitamiini on nagu väga palju räägitud just seoses immuunsüsteemi nii-öelda turgutamiseks, et ta on tugev antioksüdant ja kaitseb nakkuste eest. Ja siis viimasena toon välja sellise asja nagu jood. Tihtipeale sellest väga palju ei räägita, aga joodi puudust võib tekkida, kui on väga ühekülgne toitumine ja jood on oluline just hormoonide valmistamiseks ja kilpnäärmes, ja hormoonid kontrollivad meil just näiteks ainevahetuse kiirust ja siis normaalset kasvamist ja vaimse arengut toetab jood. Ja jood on tihtipeale üks nendest elementidest, mida lisatakse igale poole kaalulangetustablettidesse, sellepärast, et ta aitab väsimuse ja kaalutõusu vältimise vastu. Just seetõttu, et ta aitab ainevahetust kiirendada ja kaloraaži mõttes aitab kaasa. See ei tähenda nüüd seda, et palun hakake joodi tarbima, sest et joodi ületarbimine on väga toksiline. Tasub lihtsalt hoida joodi normaalpiirides. Ja nüüd hästi siuke ilus pilt, mida mulle meeldib jagada. See nüüd näitab küll just vitamiinide kohta, mitte mineraalide kohta, aga kui te vaatate seda pilti ja kui te tarbite nii-öelda vikerkaare värvides kõiki erinevaid värve, siis te saate tegelikult kõik vajalikud mineraalid kätte. Ehk siis selleks, et oma keha hoida nii-öelda tugevana, on selline väga, väga ilus ja värvikrev pilt, mis aitab teid, et mida kirjum on su toidutaldrik, seda parem on. Ja mitte võlts toiduvärvidega kirjum. See on loodusliku värvide poolest kirjum. Ehk siis, kui sa paned salatit kokku, siis vaata, et seal oleks midagi rohelist, midagi oranži, midagi kollast, midagi punast, midagi lillat. Ja niimoodi igapäevaselt, et mõtled jälle siuke lihtne abiviis, kuidas paremini ja mitmekülgsemalt toituda. Et Eat the Rainbow on selle nii-öelda siukse guugeldate, siis leiate ka jälle selle pildi just üles, et on väga hea abiline. Ja nüüd enne kui ma täitsa otsad kokku tõmban, sest et aeg on kiiresti läinud, siis kuna on jätkusuutlikkuse nädal, siis jätkusuutliku toitumine. Ma tahan teile lihtsalt nagu panna südame peale ühe asja. Väga oluline just see, et kui sa mõtled, kuidas sina saad jätkusuutlikkusele kaasa aidata nagu igapäevaselt, siis sa ei pea selleks tegema väga suuri nii-öelda ekstra samme, vaid just jälgida oma toitumist. Ja jälgida seda selliselt, et sa ei toituks nagu see tagurpidi püramiid, mis ma alguses näitasin, et kõikide loomsete toodete ületarbimine põhjustab kõiki neid 4 punkti, mis siin paistavad. Et kohe räägin paari sõnaga lähemalt ka, aga ma ei ütle nüüd, et te peate taimetoitlasteks hakkama, vaid kui sa vaatad oma toitumist, siis väga ilus oleks, kui see toitumine oleks vähemalt 80% taimne ja see 20% on ainult loomne toit ja mida vähem, seda parem, aga selles mõttes, et mõistuse piires, et kõik ei pea taimetoitlased olema. Aga kes on juba taimetoitlased, siis well done. Aga lihtsalt räägin sulle üle, et sa saaksid mõned faktid siia, et läbi toitumise, läbi loomse toidu vähendamise on sul võimalik siis takistada kliima soojenemist, et kõige enam soodustab kliima soojenemist just loomakasvatus, et läbi selle, et loomakasvatus eraldab atmosfääri lisaks suurele kogusele süsihappegaasile veel ka metaani
kui ka lämmastikoksiidi, et näiteks kui meil alati tuuakse nagu kasvuhoonegaaside puhul välja igasugust transporti, siis näiteks numbrites siis loomakasvatus toodab umbes 13,5 kuni 18% kasvuhoonegaasi loomakasvatus. Kui sa võtad võrdluseks autod, lennukid, rongid ja teised transpordivahendid kõik kokku, mitte ainult autod, kõik kokku, siis nemad kõik kokku toodavad umbes 13,1% kasvuhoonegaasidest. Ehk siis loomakasvatus on suurem roll, see on põhimõtteliselt number 1 kliima soojenemise põhjustamisest. Loodusvarade hävitamine. Nagu selleks, et seda loomade toitmist ja ülalpidamist ja me ei räägi lihtsalt selleks, et me räägime suurtest nagu nii-öelda loomakasvatustest selleks, et nii-öelda lihatarbimist suurenevat järk-järgult suurenevat lihatarbimist ära õigustada ja ka piimatoodete tarbimist, et siis et raisatakse ning reostatakse suurtes kogustes loodusressursse, et loomade toitmiseks ülalpidamiseks läheb vaja ainult nagu kogu aeg läheb aina rohkem maad vaja ja seda ja nii-öelda loomade toitmiseks ülalpidamiseks läheb vaja oluliselt rohkem maad kui taimetoidu saamiseks. Et taimse toidu, et jällegi siin niisuguse faktina, et 1/3 kogu maakeral toodetud teraviljast läheb loomadele söödaks. Ehk siis kui me kasvataksime vähem loomi, siis me suudaks oma ka maailma nälja probleemi lahendada palju paremini. Ja tervelt 30% kogu maismaast, 30% kogu maismaast kasutatakse põllumajandusloomade kasvatamiseks. Ehk siis kas karjamaana või söödatoitmiseks on väga suur number. Keskkonnareostus lisaks kasvuhoonegaasidele ja nii-öelda igasuguste vihmametsade hävitamisele selleks, et maad juurde saada, tekitab loomakasvatus ka väga palju otsest kahju kohalikul tasandil, et reostades keskkonda loomade väljaheitega just, et nende ebaefektiivne ladustamine reostab meie põhjavett, kohalikke veekogusid, näiteks Läänemere probleemiks on ka kindlasti, miks Läänemeri aina nii-öelda kehvemaks meil läheb seisund on ka täpselt samamoodi loomade just loomakasvatus. Ja viimaseks liikide hävinemine, et kliima soojenemine ja vihmametsade raie toob kaasa väga laialdase looma- ja taimeliikide hävimise. Seega me tahame seda vältida, sest mida mitmekülgsem on meie planeet, seda tervem on meie planeet. Ja näiteks ülekalastamise puhul on halvenenud maailma mere seisukord meeletult ja kui me jätkame samamoodi, siis hinnangu põhjal on umbes 2050. Aastaks kõik nagu nii-öelda söögiks tarvitavate kalade varud on nagu otsas põhimõtteliselt ammendatud ja see tähendab seda, et meil on väga ühekülgne nii-öelda liigistik kalade puhul meres, mis jälle tekitab probleeme kogu kliima jaoks. Ja siin lihtsalt hämmastav fakt, et hämmastav on selle juures, et ligi 1/3 püütud merekaladest läheb loomasööda tootmiseks. Siis topeltfaktor. Aga ja, ma jätan su nende mõtetega, et kuna me oleme jätkusuutlikkuse lainel, siis sellised huvitavad mõtted kindlasti saad selle kohta ka rohkem lugeda, kui sa otsid ja guugeldad. Aga ma jätan sulle ka ühe sükse raamatu vihje. Vitamiinide ja mineraalainete käsiraamat. Siin on väga hästi kõik vitamiinid ja mineraalid ära selgitatud ja lisaks sellele on siin ka välja toodud eraldi nii-öelda toidud, kuidas näiteks kiivi aitab ja siis on veel välja toodud erinevate terviseprobleemide puhul, näiteks kõhukinnisuse puhul, mida peaks tarbima ja mida peaks nagu nii-öelda vältima, et selline tore raamat ja täitsa Eesti trükist tulnud. Võt, aga mina tänan sind ja ma loodan, et sul oli põnev. Kui sul on küsimusi, siis võid alati kirjutada. Kui sa tahad ise oma toitumist nii-öelda üle kontrollida, siis ma soovitan alati toitumisnõustajaid kasutada. Meil on väga häid toitumisnõustajaid Eestis ja kui kellelgi on tõesti ka tervisega probleeme, siis toitumisterapeudid on selleks olemas ja väga lihtsasti on ka jällegi guugeldades leitavad, internet on võimas. Ehk siis
ilusat päeva jätku sulle ja kohtume kuskil tulevikus. Tšau!